Te kuulate podcasti Õendus nähtavaks, kus me räägime Eesti õenduse teemadel. Saatejuhid on Aleksei Kaidajenko ja Kristi Puusepp. Tere! Ja mul on hea meel, et me täna tervitame oma saates külalist, värsket, uue ameti kandjat, Eesti Õdede Liidu presidenti Laura Keidong. Tere! Tere! Väga tore, et mind kutsusite. Tere Laura, kuidas siis 22. ametipäev kujuneb? Kuidas läheb? Mõtlesin tegelikult selle peale juba ennem, et mitmes siis on, et kui ma oma avakõnes ütlesin, et oli 10. päev, siis ametlikult just kui täna oleks 20. Kui me alustame 2. maist. Tööpäevi ma lugesin kokku, aga president ju tegelikult ei ole tööpäeviti. President on see amet, mida sa kannad 24/7. Nõus. Läinud on väga, väga töiselt. Õnneks, nagu ma ka oma artiklis ütlesin, ma siiamaani olen suutnud veel era- ja tööelu lahus hoida. See on väga suur samm, ma arvan. 22. päeva puhul see on veel arenguruumi, usu mind. Et sul on kindlasti need hetke veel ees, kus sa hüppad niimoodi sinna vette sisse ja ujud välja. See ei ole üldse probleem, aga kindlasti kõige põnevamad ajad sul on veel ees. Absoluutselt nõus. Eriti tänase podcasti raames mina mõtlesin ka, kui ette valmistasin saatet, tegelikult kuidas läheneda nii, et mitte korrata, sellepärast ma täitsa usun, et uuele presidentile oli väga palju erinevate kanalite kaudu vaja välja öelda, kes ta on, kus ta on, mis tema plaanid on, et mina ütlen ausalt, et väga palju informatsiooni selle kohta on praegu võimalik lugeda, kuulata ja nii edasi, aga siiski meie podcast elab aastaid, et võib-olla mõni kuulab seda alles, ma tea, aasta pärast ja siis tal ei ole kohe niimoodi käe pärast võtta Eesti Õde sinu artikliga või kuulata kuskilt ettekanne, siis siiski mina alustan võib-olla sellise küsimusega. Laura, kuna sa tegid viimast öövalve? Õena? Väga hea küsimus. Viimane öövalve, ma arvan, jääb aastasse 2017. Nii, aga kas oled õde? Absoluutselt. Nii, aga kas õed teevad ainult öövalvet või töötavad ka kuskilt mujal? Ikka töötavad mujal ka. No nii, aga Laura, et räägi natukene endast, et sa oled õde, sa oled, ma saan aru, meie kooli vilistlane. Just nii. Sa oled meie kooli õppejõud. Jah. Ja aga räägi meile, et kuidas sa jõudsid nii kaugele, et sinust sai ka Eesti Õdede Liidu president? Ise mõtlesin täpselt sama, mida Aleksei just välja ütlesid, et justkui olen seda juba 100 kordi rääkinud, aga ma räägin siis jälle ja üritan iga kord natuke teise küljelt. Et ma siin mõtlesin selle peale, et miks eks üldse õendus, Õdede Liit, presidentuur nii-öelda, kui saab nii-öelda. Ma arvan, et see teekond on hästi loogiline jada olnud, et peale minu kõnet 12. mai õdedepäeva üritusel tuli minu juurde üks seltsingu liige, kes ütles, et tead, kui ma kuulasin su teekonda ja lugesin ka seda, et siis ma mõtlesin, et see on kuidagi nii loogiline, et kui ma oleks väga noor õde, siis ma tahaks ise samamoodi teha. Aga no kui ma kooli lõpetasin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, ma kohe kindlasti ei osanud ju seda teekonda veel ette näha, et kuhu ma minema hakkan, et pigem oli siuke kuhu elu viis, tol hetkel lihtsalt paratamatult mingid valikud ja sealt edasi hakkas kõik see teekond nagu lahti rulluma. Aga ma pean tagasi tulema selle juurde, et ma tohutult inspireerun teistest inimestest, et iga selline nii-öelda töösuhe, eraeluline suhe, ma arvan, et ma olen kõigist midagi nagu nende enda teadmata kaasa võtnud, et need inimesed minu teel, ma arvan, on mind tegelikult suunanud nende valikuteni. Nimeta paar inimest, kes on sinu suunajad olnud? Kõige esimene suunaja, no ütleme nii, et kooli siuke üldine oma kursuse kaaslastest üks, kellega ma väga tihedalt siiamaani suhtlen, on kindlasti üks, kes on olnud suunaja, toetaja, inspireerija, minu kursaõde, siis minu esimestest tööaastatest kindlasti esimene perearst, kellega ma siis koos töötasin 5 aastat, tema antud sellised, ütleme, õigused
ja kohustused on need, et perearst doktor Gerli Jaagosild toon täitsa välja, et on ka oma lõpukõnes nii-öelda sealt töölt lahkudes, kollides tagasi Tallinna, nimetasime teda naljaga oma töö emaks, et tema on mind hästi palju suunanud. Ja millised tõendusvaldkonna ametid sa oled jõudnud selle aja jooksul peale kooli lõpetamist pidada? Kõige rohkem olen ma hõivatud olnud ilmselt siis pereõenduse valdkonnas, aga lisaks siis juba õppeajal sai siis kirurgia osakonnas õena töötatud, sealt edasi lihtsalt haigla töökorralduslike suhete tõttu läksin intensiivravisse ja seal ka tegelikult 4,5 aastat siis pereõde versus intensiivraviõde nagu toimisin. Siis ma olen töötervishoius töötanud õena, olen erinevates projektides, üldiselt õdede kui ka õdede liidu vaadet nagu esindanud, et erinevas natuke rollis, et mõnes kohas või nagu esindad sa rohkem pereõdesi, ühes kohas ka võib-olla töötervishoiuõde tol hetkel, aga muidu ka õdede liidu sellist üldist terviseühendusseltsingu rolli. Ja siis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ka külalislektorina, et seda ainet ma küll nüüd olen üle andmas, sest ma näen, et igale poole ennast ei suuda jagada. Seda me veel muidugi räägime, aga ma korra küsin, et õena alustasid sa ju mitte Tallinnast, eks? Töö mõttes alustasin ikkagi Kuressaarest ja Kuressaare haiglast teekond sai alguse ja siis juba paralleelselt koos Kuressaare perearstikeskusega. Ja siis liikusid Tallinnasse? Ja, liikusin õppeajal, olin siin, läksin tagasi koju nii-öelda ja siis tulin uuesti siia, nüüd olen jäänud. Väga hea, aga kuna jäi kõlama seda, et sinu teekond ka kõrval alati oli ka õdede liit, siis kuna sa otsustasid liituda õdede liiduga ja miks sa otsustasid õdede liidu kasuks? See on tegelikult, ma arvan, hea küsimus ja võib-olla siuke hea vastus kuulatagi noorele õele, kes lõpetab just eriala, et ütlen kohe ausalt, kui mina lõpetasin ja läksin Saaremaale tagasi, meil käis õdede liidu esindaja koha peal rääkimas, et tulge liitu. Ma ei osanud tol hetkel nagu näha seda väärtust, miks minna või tulla nii-öelda. Üks asi kindlasti oli ka see, et nii-öelda kriis, mis meil vahepeal COVID-i mõttes oli, tõi hästi palju asju digitaalseks ja nüüd on nagu kõik palju kättesaadavam. Tol hetkel oli väga raske tulla Tallinnasse mingitele koolitustele tegelikult, aja planeerimine, sõidukulud, kõik asjad, ööbimised. Kuidagi nagu tundsin, et ma tahaks kõigepealt nagu tööle hakata ja siis mõelda, et kas ma lähen ka liitu. Et mulle kuidagi tundus võib-olla enda peas, et mul tuleb tohutult mingeid kohustusi ka kohe, et nüüd ma pean minema ja tegema ja rääkima ja ma võib-olla ei olnud nagu valmis selleks, aga tegelikult see näitas seda, et ma ei teadnud. Aga tegelikult liiduga ma liitusin tagasi Tallinnasse tulles 2017. Alles saab ilmselt nii öelda, et meil on ju liidus liikmeid aastatest, kus mina ilmselt sündisin ennegi kõvasti, just nii. Et selles mõttes, miks ma sinna siis sellel hetkel läksin, ma olin selle peale mõelnud ja siis tuli tegelikult otsene kutse kandideerida terviseühendusseltsingu juhatusse. Meeskond oli äge, kõnetas, läksin ja seal ma olen, siin ma olen. No siin üks selline sõna, mis kõlas läbi veel ja ma tean, et sul on sellega eriline suhe, digimaailm. Jah, ütleme nagu ma olen ise naernud ja nimetan seda võib-olla siukseks oma väikseks hingeasjaks ka tagataustal, et mis jäigi ennem sellest tööteekonnast välja oli, eks ju tervise ja heaolu infosüsteemide keskus. Paljud tunnevad seda lühendada. Kui TEHIK, just, TEHIK, heal lapsel mitu nime. Et ma arvan, et see täiesti uus, täiesti esimesel 24 tunnil täiesti mõistmatu roll minu jaoks ja see töökoht tegelikult andis hästi palju juurde. Et nagu ma olen seda välja öelnud, siis tegelikult see on see koht, kus sa näed nii-öelda seda telgitagust, miks asjad sünnivad, kuidas nad sünnivad, kes kus kohast neid algatab ja kuhu nad kukuvad või jõuavad. Et see on jah minu selline huvi taustal kogu aeg, aga päris ainult selles valdkonnas nii-öelda töötada, et sinna jääda. Ma olen ka öelnud, et ikkagi igatsesin tol hetkel seda patsiendiga suhet ja ikkagi nii-öelda kliinilist tööd selle koha pealt, jah. Presidendi aeg on üheaegselt nii lühike kui ka pikk, et 5 aastad. Ja täna sa tõesti oled 20. päeva juures. Ja ma täitsa usun, et sul on pea täis
informatsiooni ja kõik see seal on päris segamini. Aga kindlasti võtab natukene aega, sätib, kõik jõuab oma kohale ja sul on 5 aastat ja 5 aasta pärast president Laura Kleidon. Kuhu sa jõuad 5 aasta pärast? See on väga sisuline ja keeruline küsimus, aga visioneerin. Ma tegelikult seda küsimust on mult ennem ka küsitud. Mis sa selle 5 aastaga siis ära tahad teha? Ma kindlasti ühe asjana tahan väga olulise kohana välja tuua selle, et nagu me juba podcastis oleme ka rääkinud eriõendusest ja räägime, siis minu hingeasi on see, et 5 aasta pärast on meil oluliselt rohkem eriõdesi, nende vastutus ja nende piirid ja nii-öelda õigused on oluliselt laienenud. Et väga, väga konkreetne punkt. Vaatame, kas me selleni jõuame ja mis mahus. Lihtsalt mul on väga hea näide olemas rahvusvaheliselt, kus eriõel on väga suured õigused ja see töötab väga hästi meeskonnas. Et see on kindlasti selline üks punkt, mille ma tahaks nagu landmarkina maha panna. Teine on see, et ma loodan, et me mitte enam iga päev, võib-olla siis ainult korra nädalas peame rääkima sellest, et õdesi on puudu. et me oleme suutnud nagu need rollid täita tegelikult nii, et igaüks töötab nagu oma pädevuse piires, teeb päriselt neid asju, milleks ta õppis. Ja mitte ainult õed, ka teised tervishoiuvaldkonna töötajad ja võib-olla selle 5 aasta jooksul seoses eelneva landmarkiga on ka juba meil uusi rolle abis, et on omad ülesanded õdedel, hooldustöötajatel, arstidel mõistagi, aga et on veel tugispetsialiste suudetud kaasata, kes tegelikult annavad väga olulise rolli. Et lihtsalt toongi siia näitena rahvusvaheliselt on selline töökoht nagu social prescriber ja mis väga palju täna meil seda auku sotsiaali ja tervishoiu vahel tegelikult täidab. Et kas see 5 aasta pärast olemas on, aga tee sinna millegi sarnase poole võiks olla vähemalt juba sillutatud või alustatud? No Eestis on juba alustatud nagu tervisejuht. Sellised juba, et siduda need... et ta satuks siis ka, ütleme, langeks sinna õigesse kohta ja saaks siis teha, nagu ma enne ütlesin, teha seda tööd, milleks ta tegelikult õpib. Et see roll saaks nagu õige sisu ka. Kliiniline assistent näiteks on just, selline... väga tänuväärne, eks, et just nimelt, et ma loodan, et neid rolle on meile tulnud juurde. Et see tugisüsteem vähendaks nagu seda, et selle koha peal on just õde vaja. Et ei ole iga koha peale, ma arvan, tegelikult iga tööülesande jaoks vaja õde. Õel on oma reeglid ja loodetavasti neid ka 5 aasta pärast on veelgi laienenud nagu eriõenduses. Aga et me oleme suutnud need rollid niimoodi mehitada, et meil ei ole nagu ühest kutsest niivõrd suurt puudust. Väga hea, need teemad me arutamegi 5 aasta pärast. Jah, võib-olla veel korra selle digiasja juurde tagasi, et aga see huvi nüüd, kus kohalt see pärines, sa ei ole ju pärast meie kõrgkooli lõpetamist seda valdkonda kuidagi veel eriliselt endale selgeks teinud või õppinud, et sa sattusid sinna ka natuke juhuslikult või? Ma arvan, natuke siin saab nii-öelda süüdistada jutumärkides kindlasti nagu seda minu generatsiooni, kui saab nii öelda, et see digimaailm üleüldiselt kõik digiteenused hakkavad ja on võtnud hästi palju võimust ja ka väga palju võimalusi pakkunud. Ja jah, ma ei ole seda õppinud, ma isegi ei ole kunagi mõelnud selle peale otseselt, et tõesti kuhugi õppesse niimoodi astuda, aga ütleme kõikide erinevate programmidega, meil on täna väga palju erinevaid programme kasutusel tervishoiusektoris, et iga ühe juures jälle hakkasin mõtlema, et okei, aga see lahendus selles oli olemas, et mis seal ei toimi või miks, et ütleb näiteks kolleeg, et meil ei saa seda teha, mis mõttes siis saa, ma teises keskuses ju sain seda teha, eks ju, et siuke, ma arvan, see lihtsalt tuleb mu seest, see huvi teada, miks. Ja see viis mind ka sinna tehikusse ja sellega on võib-olla üks tore lugu, et selle koha ma sain sellelt samalt kursajalt, keda ma enne mainisin, tema läks lapsehoolduspuhkusele ja ma läksin tema asemele. Ja siis, kui ma ära läksin, ta võttis seda tagasi. Ehk järjepidev selline. Kõik on ringis. Just.
Jah, et selles mõttes, et siin nagu ma tõesti ütlen, et president ja Õdede Liidu presidendina sul on tõesti väljakutse meie kõigide eest, Eesti õdede eest, sest tegelikult me teame, et olukord tervishoiu valdkonnas, kus tänapäeval kasutatakse perearstinduses vähemalt 5 erinevat programmi, haiglavõrgu arengukavade haiglates on vähemalt 5 haigla infosüsteemi ja kindlasti Õdede Liidul on siin see koordineeriv roll koos riigi institutsioonidega, et üks päev leppida kokku. Vist minu hääl ei olnud nii tugev 25 aastat tagasi, kui arutati, et kas Eestis piisaks ühest infosüsteemist, kus me oleks kõik koos ja koos patsiendiga, et kõik need andmed oleks ühes kohas, siis tollel ajal otsustati, et no anname vabaduse erinevate firmadele ja säilitame seda konkurentsi ja kõik. Täna me oleme jõudmas ikkagi nende sammudega sinna, kus me jõuame mõte nii, et tegelikult Eesti on selline butiikriik, väike, 1,5 miljonit, meil isegi ei ole, 1 300 000, et meil piisaks üks infosüsteem. Et kuidas sina presidendina nagu arvad, kas see oleks õdedele toeks ja abiks, et meil oleks nagu kasutusel üks tervise infosüsteem? No, eks see vastus nüüd saab ilmselt olema siuke visioneeriv, unistav, idealiseeriv natuke, mitte lubadus, eks ju. Ei, kindlasti. Et jaa. Mis sinu arvamus on? Minu isiklik arvamus on see, et neid süsteeme on palju ja see teeb tegelikult töötamise mitte ainult õdedele, vaid kõigile personalile keerukaks, sest ta ongi ühest asutusest liikudes teise, sa pead hakkama uuesti kõike õppima ja meil ei ole tegelikult ju kõrval seda, kes õpetaks. Et ja ühtne süsteem, ühtne korrektne struktureeritud väljaõpe tagaks selle, et ka erinevate positsioonide vahel liikudes on just, no absoluutselt kõik see, et jah, selles mõttes küll ei olnud 25 aastat tagasi liiga vaikne hääl, siiamaani ju kõlab see mõte, on ju, aga just hajab kuskil tagaruumides, aga jah, et on, noh, kindlasti ei ole muidugi minu roll see, kes suudab seda ära teha, eks ju. Ei, no väga tähtis on ka niinimetatud eriala liidrina seda viia kohale, noh, selles mõttes meil on kindlasti Õdede Liidu üks suurim selline sotsiaalne koostööpartner on Sotsiaalministeerium, kus tegelikult nende koridoridest väga palju erinevad projektid saavad alguse ja noh, loomulikult ma võrdlen ja mul on väga hea selles mõttes teadmine eelmise koosseisu, juhtide koosseisu tulemustest ja kui palju Anneli ja Kerli on tegelikult teinud tööd ja koostööd Sotsiaalministeeriumiga ja palju nad saavutasid selle kaudu. Et seetõttu ma näen, et ka sinu väljakutsedest on ka üks selline instrument, kuidas sa saad mõjutada Eesti õendus, on see väga aktiivne ja väga jõuline koostöö just nende institutsioonidega, kes Eestis tervishoiukorraldusega tegelevad. Absoluutselt nõus ja kindlasti seda saan küll lubada, et seda koostööd me jätkame, et ei ole see kuhugi laualt maha kukkunud. Ja meie toetame. Kindlasti, et eriti arvestades, et kuidas sa tunned end, sa hetkel kuulud väga huvitava töörühma, nimelt Consiilium, sotsiaalministri poolt loodud ja kutsutud ellu ja sa oled ainukene õde nende 10 arsti kõrval. Ja räägi, mis seal tehakse. No ütleme niimoodi, et see kuuluvus sinna tegelikult on minu meelest hädavajalik, kas just isikuliselt jah, nüüd nagu mina, eks ju praegu, aga ma olen väga tänulik selle võimaluse eest ja omades rolli Eesti Õdede Liidu presidendina, siis ma arvan, et see on väga õige valik nii-öelda mina. Muidugi kahtepidi on, eks ju, et kes ütleb, et õdesi on vähe, kes üldse küsib, miks üldse õde. Et ma isiklikult näen, et see on väga-väga suur arengukoht minule
sest tegu on ikkagi eri valdkonna spetsialistidega, et me ei räägi ju, et ülejäänud 10 on kõik ühe valdkonna või suuna esindajad, et kõik on väga eri suundadest, kõigil on oma väga konkreetsed ja kindlad mõtted. Ja huvid. Nii ka minul. Et selles mõttes, aga ma tahangi öelda, et võib-olla kõige põhilisem sõnum on see, et eks ju me oleme nõuandev kogu ja algusest peale on tegelikult selgeks tehtud omavahel see, et me võime öelda seda, mida me päriselt arvame. Et üldine otsus kujuneb selle pealt, aga keegi ei pea nagu suruma alla enda mõtet või julgema mitte seda öelda, et see on täiesti normaalne. Minister seda aktsepteerib ja seda ka ootab, et see vaade oleks võimalikult mitmekülgne ja kui Kristi küsis, mida me teeme, siis avaldame arvamust. No ühe avalduse me juba lugesime ajakirjanduses, et selles mõttes väga selline poliitiline avaldus ka oli. Väga hea. Aga Kristi, on sul midagi küsida Laura käes? Või ma jätkan? Mul on Laura käest väga palju küsida. Et tegelikult, kui me räägime õendusest, siis eriti siin õtetepäeva eelajal ja nüüd paar nädalat hiljem, kus me oleme õed niimoodi rohkemal määral fookusesse toonud. Kuidas sulle tundub? See alati ei ole mitte selline roosiline ja see tähelepanu õdedele, et ilma õdedeta me ei saagi. Aga mis on need võib-olla probleemsed ja kitsaskohad, mis täna nagu õenduses tervikuna on sinu kui presidendi vaates? No, selles mõttes neid paraku on, eks ju, et ega ükski asi ei ole alati 100% roosiline, et ma tegelikult näen seda, et meil on palju õdesi, kes on väsinud. Meil on palju õdesi, kes on koormatud töö juures, on see siis reaalselt füüsiliselt nii-öelda töökoormus ja see aeg või siis teine asi, millele ma olen ka hästi palju juba rõhku pannud korduvalt, on ka see töökeskkond ja see toksilisus seal töö juures. Et mina ise tunnen nagu seda, et hea meeskonna ja hea töö sellise kliimaga või meeskonna kliimaga isegi siis on nagu väga palju võimalik seljatada ja väga kaua võib-olla ka sükse nagu selle hea tunde peal seilata, et see meeskond viib edasi, aga ühel hetkel ka see väga hea meeskond nagu jõuab oma võimete piirideni. Et ma näen, et õed on väsinud, ma näen, et nad ootavad erinevaid lahendusi, milleks ei ole ainult palk, eks ju. Et siia mul on väga hea näide kohe tuua, et noore õena ikka tahtsid alati rohkem raha ja kes ei tahaks, igal ametikohal ilmselt on see soov olemas. Et tollel hetkel minu ülemus tegelikult ütles mulle, et okei, ja teed rohkem ülesandeid, tõesti väärid rohkem raha, aga see ilmselt siin töökohal väga kaua ikka mulle ei hoia, et mis nagu veel on need asjad või muudatused, mida sa nagu ootad, et me teeksime või kuhu liiguksime. Ja see tundus mulle, mis mõttes ei hoia, muidugi hoiab, kui ma saan rohkem raha, ma olen iseseisvam, aga tegelikult jah, täna nüüd ütleme 10 aastat hiljem ma tean, et ei hoidnud jah. Täpselt, et siin ma võib-olla tooks provokatiivse teema lauale. Mis sa arvad, et viimased, kuna mul on au olla Eesti õenduse algusest peale, siis meie üks väljakutse oli teha selgeks ühiskonnale, õdedele, arstidele, et õde ei ole arsti käepikendus ehk sekretäri, abiline ja kõik, et ja vahepeal oli see süsteem täitsa kuidagi läinud, et seda aina rohkem ja rohkem aktsepteeriti, aga tänapäeval ma näen seda nagu tagasitulekut, et väga paljude arstide suus ma olen nagu kuulnud seda, et mis need õed, need seda iseseisvus ja ajavad ja kõik, et nad peavad ikkagi jääma enda juurde ja meie ikka arstid oleme need, kes ütleme, mida teha ja kuidas teha. Kuidas sa järgmise 5 aasta jooksul kavatsed seda müüti ja seda kultuuri
lõhkuda? No ma ütlen, et sellist asja ilmselt tuleb küll väga karmi sõnaga, nagu just läbi käis, lõhkuda teha, et ma ise näen, et meile ise õdedena on seal ka väga suur roll, et me peame ise oma seda rolli sellist nagu sisu ja tähendust ja kõike mõistma, pluss me peame nagu teadma oma õigusi. Me peame teadma ka seda, mis päriselt on meie ülesanne, mis ei ole meie ülesanne. Kindlasti on õdede seas ka neid, kellele väga meeldib selline töö, et talle lihtsalt öeldakse ette. Noh, minu 87-aastane vanaema täna ütleb mulle, ma ei saa aru, kuhu sa läksid, kuidas sa julgesid, et mina, nimetavad neid nii-öelda siis reaõdedeks, vanakooli õed. Mina sain ülesande, ma läksin, tegin, see oli tehtud. See aeg oli täiesti teine. Et ma olen talle kogu aeg üritanud selgeks teha, et need koolitusvõimalused, see kõik on nii palju muutunud, õed on täna iseseisvamad. Ja võib-olla sisulisi konkreetseid tegevusi nüüd kohe laduda ette ei olegi, aga see on kindlasti teema, millega ma tegelen. Ja see on väga suur hingeasi meil mõlemaga asepresidendina, et õed peavad ka ise oma rolli väärtustama ja mõistma. Et me ei saa nagu leppida kõigega, mis meie lauale kogu aeg tuleb, et te nüüd peate hakkama tegema seda või toda. Eesmärk on meil alati ühine. Me peame aitama patsienti, eks ju, aga me peame ise ellu jääma. Ja me peame aru saama, kuidas jääda ellu, aga ma näen, et oma rolli selline väärtustamine ja selle teadvustamine on nagu A ja O. Ja kui selleks on vaja korrata ja korrata ja korrata ja käia rääkima sõdedega, siis nii me teeme. Võib-olla on siin ka need nii-öelda vaimne tervis ja koormus ja see, Aleksei ütles, et tagasi tuleks selle vana kultuuri juurde, et need omavahel ka seotud. Ma arvan, et ma võib-olla lähen jälle tagasi selle sama juurde, mis ma enne ütlesin, et see väsimus. Et see väsimus ilmselt mõjutab nagu seda tunnetust, et kui palju me tahame otsustada, kui palju me tahame vastutada ise. Ja väljapoole nii-öelda meditsiini tavainimesena mõeldes, vahel on ju jumala hea, kui keegi ütleb sulle, kuule, lähme täna sinna, teeme täna seda. Hea on minna selle vooluga kaasa, et see väsimus võib-olla on üks nendest asjadest, mis seda tingib ja teine on siuke vaimne pinge. Ja seal on jälle kaks poolt, kas see tuleb töö poolt või on see siuke eraeluline, et meil on üleüldiselt ühiskonnas hästi palju vaimse tervise või vaimset tervist mõjutavaid probleeme, kes kuidas neid endasse võtab. Et sisuliselt seda avada nüüd ei oska, et me asepresident Margit Lenk-Kaduso ka väga tulihingeliselt mõtleb selle peale, et oma hingeasi on, kuidas siis siukest riigilist vaimse tervise kuidagi toetavat paketti siis tegelikult ka tervishoiutöötajatele luua, et me selles kõiges ellu jääks. Ja tahaks olla need iseseisvad ja vastutust võtvad õed. Kas õed saavad piisavalt hästi palka praegu? Mis sa arvad? Ma vastaksin siis ei. Piisavalt avame siis seda, mis see määr siis on. Et ja me töötame ju kõik selle nimel, et see tõuseks ja viimane siuke palgatõus kollektiivlepinguga oli väga suurt tulist pahameelt tekitav, eks ju, kolleegide seas, et jumala eest, see number on ju selles mõttes väike, aga me peame alati mõtlema selle peale ka, et mis nagu laiemalt ühiskonnas toimub, ja kui suur töö on selle taga, et tuleks ka see väike protsent. Et kindlasti väärivad minu hinnangul õed ja erinevad muud valdkonnad samamoodi oluliselt kõrgemat palka täna. Ja vaadates võib-olla mõningaid teisi riike sinna kõrvale Euroopas, siis tõesti hakkab väga kurb, aga samas selle nimel tuleb lihtsalt edasi töötada ja muud varianti nagu ei ole, aga mina ütlen, et absoluutselt õed väärivad kõrgemat palka. Mis see palk on praegu? Kellel, ma küsiks? No ütleme alustaval õel. Seal on, mina arvan jällegi, kollektiivleping määrab meil ju alammäära, eks ju, aga alammäärast selles mõttes ma tean kohe kindlalt, et on asutused, kellel ongi see alustava õe palgatase ka juba teistsugune. Et ma seda 100% nüüd neid summas ei öelda küll ei oska, et mul on endal siuke hea võrdlus 7 aasta tagant, kui ma kandideerisin mitmesse kohta. See vahe oli päris suur.
et päris marginaalne vahe, mida pakkusid haigla eriosakonnad, mida pakkus peremeditsiini tasand, et selles mõttes ühest vastust sellele ilmselt anda ei saa, aga täna on ka paraku veel kohti, kus me peame võitlema selle eest, et tuleks ka miinimumtasu, mis on kollektiivlepinguga sätestatud. Et paraku on ka selliseid osutusi hetkel veel. Aga täna me rääkisime podcastis nii vaimse tervise teemadest tervishoiutöötajate seas kui ka töötingimustest ja nende mõjudest aga siiski me teame, et tänapäeval on tervishoiutöötajate registris circa 16 000 õde ja Tervise Arengu Instituudi andmetel on meil 9000 circa õde tööl. Kuidas saada need 7000 õde, kes on tegelikult tervishoiutöötajate registris, sektorisse tagasi, tööle tagasi? Mida arvab Eesti Õdede Liidu president? Eesti Õdede Liidu president toob ühe dimensiooni veel, mis on Statistikaameti viimane avaldus, et 11 000 õde töötab. Ma ütlen ausalt, siin ma tahaks täpselt aru saada, kust on toodud see number, sellepärast, et see on keset päeva kukkus õdede päeval statistiline number, millele mina ei leidnud mitte ühtegi tõenduspõhist tõendust. Jah, selle sisse tõesti ka meie vaadanud, selles mõttes veel ei ole, et pärida seda, et milliste algoritmide alusel see päriselt tulnud on. Ma millegipärast nüüd võin ka rängalt eksida, aga viimati, kui mina registrisse vaatasin, siis tervishoiutöötajate registris oli ka minu 87-aastane vanaema, kes ei tööta juba vähemalt, tema puhul 14 aastat, aga siiski, et see kaaluvahe seal õnneks natuke ilmselt selle arvelt küll väheneb. Küsimus ongi see, et kui see register näitab sellist nagu arvu, et siis meil on väga raske teha seda otsust, palju päriselt on neid õdesi, kes siis ei tööta justkui, aga on tööealised, ütleme siis nii, või on pensioneerunud, või üldse läinud välismaale, et seal registris on minu teada hetkel kõik ju koos. Jah, et Eesti tingimustes on tegelikult, kui sa üks korda sisse said, siis sealt välja saada on ainult üks võimalus. Ainult üks võimalus, ja. Just nimelt. Et kui sind kontrollitakse elaniku registri järgi, oled sa elavate nimekirjas või mitte. Jah, aga jube keeruline on ju teha ka kõiki prognoose, et ütleme, et ei ole seda numbrit, aga kui on ka number ja neid numbreid on näiteks 3 erinevat, mille vahe ei ole mitte ainult ütleme 10 või 100, vaid lausa 1000, siis kuidas me oskame näiteks kooli mõttes ka mõelda seda, et kui palju on õdesid juurde vaja ja millised peaksid olema vastuvõtud. Ta on keerukas. Minu meelest asepresident Margit Lenk-Kadusoo seda sama teemat ka avas, et meil ongi mitu erinevat registrit, mitmed andmed, et tegelikult ma tean, et töö nende registrite korrastamisega on ju käinud kogu aeg, suuremal või vähemal määral, aga siiski täna on meil mitu erinevat kohta ja seesama õdede päeva meelevaldne 11 000, mis saabus, kohe sain ka kõne selle peale, et tegelikult ajakirjandusest, eks ju, et palju siis on. Et mina ütlen julgel rinnal Eesti Õdede Liidu presidendina välja, ma ei ole lugenud ära täpselt isiklikult. Just, et see on väga suur probleemkoht, et me peame need registrid tegelikult saama klappima, et nagu reaalselt seisu hinnata. Kindlasti meie kuulajad mäletavad, et meil oli eelmises saates külas Terviseameti asedirektor Ragnar Vaikimets ja me arutasime ka nende tervishoiutöötajate registri valusad punktid ja kõik, ja kindlasti sellega tuleb tegeleda selleks, et saada adekvaatse pilti ja seda on vaja eriti arvestada seda, et käesolev aastal lõpeb konsensusleppe 2 ehk nii Õdede Liidu kui Sotsiaalministeeriumi tuleva suve projekt on konsensusleppe. Kas konsensusleppe läbirääkimised juba hakkasid või? Ütlen ausalt, mina veel selleks pea ees sukeldunud ei ole.
Väga palju erinevaid kohtumisi ja ka ootel kohtumispakkumisi täna mu postkastis ikka veel istub aga kindlasti ütlen, et kõik, mis täna lauale tuleb, kõike me jätkame ja selles mõttes ühtegi asja viitele või ootele nagu ei jäta, aga jah, ma tean, et ta tuleb. No rõõm kuulda ja me igal juhul ootame seda, sest näiteks ega me ei oska ka prognoosida, kui palju siis meie järgmine vastuvõtt võiks olla. Ja see ongi väga selline keeruline meie enda siukse töö planeerimisel, palju on õppejõudusid vaja ja õnneks meil nagu seda probleemi ei ole, et meile tahetakse tulla ka õppejõududeks tööle, aga ikkagi just see igapäevase töö planeerimine sellel mikrotasandil ehk selles algfaasis, et kus kohalt meil üldse need õed tulevad. Muideks, Aleksei, siin see küsimus, et kuidas saada sektorisse tagasi, et meil esmaspäeval lõpetas 9 tagasi tulnud õde, kes tahavad tervishoius jätkata ja me tegime siin selle õed tagasi tervishoiu koolituse, nii et nad on registris ja valmis tööle tagasi tulema, aga selge, et selliste mahtude juures see 9 on minimaalne. Igaüks on väärtuslik. Igaüks on väärtuslik. Aga kindlasti siin koha peal meie kuulajatele, kui nende seas on õdesid, kes soovivad oma haridustase tõsta, siis neil on ainulaadne võimalus see aasta kandideerida ka PROM-projekti PROM pluss projekti just raames ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimub vastuvõtt. Avad sa seda meile? Jaa, kiirelt kasutan võimalust ja siis järjekordselt on võimalus ka tasemeõppel, niinimetatud tasemeõppel ehk need õed, kes siis ei oma veel kõrgharidustasemel õendusharidust, saavad tulla meile kandideerima, see on see 2-aastane õpe, mis mõned aastad tagasi oli veel iga-aastane ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, kuna vahepeal võib-olla huvi vähenes, aga me teame, et neid õdesid ikkagi veel on. Ja see eriti tänasel päeval, kui me räägime eriõendusest ja nendest võimalustest, et minna ja õppida siis ka magistriõppes eriõeks, vastasel korral see karjääri edasine samm lihtsalt on nagu takistatud, kui seda tasemeõpet ei ole, et tõepoolest need õed, kes veel ei ole omandanud, aga sooviks võib-olla tulevikus ka eriõeks õppida, siis ootame vastuvõtule ja samamoodi PROM plussis ka on eraldi vastuvõtt vaimse tervise õdedele siis magistriõppes. Nii tavavastuvõtt kui lisaks PROM plussi vastuvõtt. Kodulehel info olemas. Väga hea, kuidas sina tõid meile lauale seda kaua oodatud terminit nagu eriõde. Laura, mida sa arvad eriõdedest? Kas Eesti vajab eriõdesid? No absoluutselt, eriõde ise vastamas, et kuidas saaks teisiti vastata. Siin on 2 eriõde. Vastastikuni. Et nüüd läheb väitluseks. Ei, tegelikult ma arvan, et me saame mõlemad nõustuda, et absoluutselt on vaja ja minu meelest see on nii tänuväärne just Kristi nii-öelda vastuvõtu kandideerimise üleskutset kuulates mõtlesin selle peale, et äkki ka need õed, kes nii-öelda tagasi tervishoidu tulevad, et äkki neid ka motiveerib see võimalus, et täna on meil võimalus saada eriõeks, aga jah, sellele eelneb ikkagi teatud haridustaseme kättesaamine. Eriõdesi on kindlasti vaja ja ma näen väga suurt rolli nendel tulevikus. Et mitte ainult tulevikus ka täna, aga lihtsalt, et kuna nende arv kogu aeg suureneb ja ühiskondlikud, ma arvan, vajadused ka teistmoodi suurenevad, et siis vajadus nende järele on aina suurem iga aastaga. Ma lihtsalt võib-olla küsin sinu arvamuse näiteks õendushariduse osas. Meil on väga kindel õendusharidusmudel Eestis ja see vastab niinimetatult Euroopa Liidu direktiivile.
aga ka kindlasti on mõned hääled, mis ütlevad, et miks te peate kogu aeg sellest direktiivist kinni, võtke lihtsamalt, et valmistage paari aastaga õdesid. Kuidas sina arvad, et kas me võime seda haridusmudeli Eestis lõdvaks saada ja hakkamegi koolitama paari aastaga õdesid lihtsalt või me ikkagi jääme rahvusvaheliselt tunnustatud mudeli juurde? Ma olen siin on kaks aspekti, et üks on kindlasti see, et rahvusvahelised sellised direktiivid erinevates valdkondades küll ei ole alati väga populaarsed, eks ju, ja neid on võib-olla isegi jälgida teinekord raske, aga selles osas kindlasti alla ei tohi tulla, et kui mõelda enda õppe peale, siis minu meelest sellest vähem kohe kindlasti ei tohiks, et see annab väga hea baasi sisenemaks ja see on juba ammu, kui mina lõpetasin, et selles mõttes ta ei ole tänaseni ju lõdvendatud ja ma ei näe ka mitte mingit põhjust, miks seda tegema peaks, et see on ikkagi valdkond, kus me ei saa kohe kindlasti aasta või 2 lihtsalt suunata tööturule inimesi, et see vastutus on liiga suur. On minu väga isiklik ja võib-olla natuke selline meelevaldne seisukoht. Aga... ma olen sinuga täitsa nõus, et mina iga kord, kui ma kuulan sellised ja eriti kurvastab, kui ma kuulan seda kuidagi ametnikute suust välja, et me iga kord räägime sellest, et meil on õdesid vähe, õdesid on vaja juurde ja siis pakutakse üks versioon, pakutakse, aga mingi siis lihtsama teed pidi, et valmistage, küpsetage 2 aastaga õdesid ja teine pakutud variant on toogi õdesid välismaalt. Kuidas sa suhtud väljaspool Eestit toodud tööjõudu osas? See on üsna selline intrigeeriv teema minu hinnangul ja mina tahan ikkagi seda öelda, et meil on Eestis olemas need inimesed, keda sektorisse kutsuda ja suunata. Ma ei poolda 2 käega nii-öelda välistööjõu toomist, sest me räägime siin esiteks tervishoiu mõttes väga-väga suurest keelelisest ja potentsiaalsete ebakõlade ja mõistmiste tekkimisest, eks ju, et see nõuab juba tohutult sisukat keeleõpet alustuseks. Mul on olnud kolleege välisriikidest erinevatel tasanditel, nad on olnud väga meeldivad, väga teadlikud, aga selle kõige aluseks on see, et nad oskavad ka väga hästi keelt, sest patsient täna Eestis peab saama aru, mida töötaja temalt küsib või temaga räägib. Et ja nende nii-öelda kiiresti valmis küpsetatud tervishoiutöötajate peale ma ka kuidagi maju soovitab suunata oma mõtted sellele teele, et meil on kindlasti võimekaid inimesi, kes suudaksid selle 3,5 aastat materjali oluliselt kiiremini omandada. Aga väga olulisel kohal on praktika, väga oluline on see, mida me näeme päriselt nüüd seal siis tööpõllul olles ja me ei saa tulla alla, sest see valdkond ei luba tulla. Ja praktika maht, eks ole, on meil suur selles mõttes, et üks suurimatest, ma saan aru õppekavadest. Jah, 90 EAP-d ju kokku, mis niimoodi ajalisse mõõtmesse pannes on 1,5 aastat praktikat. Aga kui suur tähtsus on mitte ainult nende tegevuste ära tegemisel seal praktikal, vaid just nimelt see mõtestatud tegevus. Et need tegevused suudab ära teha väga lühikese ajaga proovida. Kuidas tuleb välja, enamasti tuleb välja, sest meil on simulatsioonikeskused ja see praktika nii-öelda eelne õpe on selline tugev ja toetav seda, et selles praktika baasis seda ühte tegevust teha ei olegi probleem, aga just nimelt, et see mõtestatud oma tööst ja selle terviku nägemine ja enda sees läbielamine, mis on ka need praktikatööd ja see on see oluline koht. Et seda, mina ka ütlen, et ei ole võimalik lihtsalt lühema ajaga teha ja vaadates, missugused ambitsioonikas või siin Eesti riigil on suure
ühe haigla juurde ehitamine ja tegemine, ega siis see sisu, mis seal haigla sees, ütleme, et on inimeste ja personali osa, ka see tehnika ja need võimalused, mis täna maailmas on tervishoius, eks ole, et ega me siis ei taha ju seda vana ja väsinud, vaid kaasaegset ja nende vahenditega töötamine nõuab kõrgharidustasemel töötajaid, arstid, õed ja olgem ausad, ka hooldustöötaja, tänane hooldustöötaja selline roll võib-olla peaks muutuma, et tulla toime sellega, mis on tegelik see ühiskonna vajadus. Tegelikult probleem on suurem, et tegelikult aasta alguses avalikustatud OSKA raport väga ilusti toob need probleemid välja, mitte ainult eriarstiabis, vaid ka esmatasandi, ehk meil on varsti on suur põud, perearstide põud ja sama õdede põud, pereõdede põud, sellepärast et meil on väga kogenud tublid õed, aga nende vanus on juba selline, et inimesed varsti tahavad naudida seda välja teenitud raske tööga välja teenitud puhkuse. Aga Laura kohe meie saate alguses väga ilusti tõi ühte dimensiooni, nimelt generatsioon. Siis tänapäeval uue generatsiooni õed ongi hoopis teise maailma ja töövaadetega, kes tegelikult mina ütlengi, et siin ongi see, et enese säilitamise, ellujäämise põhimõte, et inimesed on valmis panustama tööprotsessi nii palju, et nad säilitavad oma vaimse füüsilist tervist ja hoiavad tasakaalus töö ja pere suhted ja isiklikku elu. Aga see kõik, kui täna need vanemad generatsiooni inimesed panustavad tunduvalt rohkem nagu tööprotsessidesse ja kui nad lähevad eest ära, siis tegelikult aina rohkem ja rohkem jäävad seda katmata asja. Et siis me tegelikult näeme ainult rohkem ja rohkem õdede ja arstide puuduse, sellepärast vanemad on lahkunud eest ära ja siis töömaht, mis nemad tegid, peab siis tegelikult tulema uued noored ja nende asemel tuleb 2 noort nagu panna tööle. Et selles mõttes, et isegi ma ei tea, et see on pigem selline kõrvalepõik oli teemast, aga ongi selles mõttes, et see on ka jälle keeruline, ütleme siin õdede liidule suur väljakutse, kus erinevate generatsioonidega juhtida seda maailma, et nii-öelda ühel generatsioonil on ühed ootused ja teisel generatsioonil on teised ootused. Eesmärk on küll üks, aga kuidas seda 2 teed juhtida nii-öelda ühte kohta, et see väga suuri käänakuid ei tee. Tänapäeval on Eestis on tegelikult 5 generatsiooni õendusvaldkonnas ja tegelikult kõik need psühholoogid, kes uurivad need küsimused, siis ütlevadki, iga generatsiooni jaoks on motivatsioonipaketid on hoopis erinevad. Aga kuidas siis täna noort õde motiveerida teha tööd? No kuulasin ja mõtlesin terve aja väga aktiivselt kaasa, et jah, ilmselt me peame selles mõttes, meil ei ole mõtet ju võidelda ja me ei saa suruda seda nii-öelda nooremat generatsiooni mingitesse teistesse raamidele, samamoodi nagu me ei saa vanemaid suruda nende raamidesse, kes täna peale tulevad. Et me peamegi siis suutma leida sellise kuldse kesktee, rolli sellised normid, kuidagi täitma neid positsioone, leidma sellist, kuidas ma ütlen, koostöökohta, et kurb on ka täna see, et vanemad kolleegid juba tunnetavad seda, et justkui isegi loodetavasti neile ei öelda seda, aga nad tunnetavad, et nad on aeglased, nad enam ei oska, nad enam ei tea, nemad peavad rohkem käima tööl, sest noor tahabki minna koju, aga me ei saa nagu panna seda pahaks, et see ongi see, mis see tähendab, me peame koos selle ühiskonnaga muutuma ja vaatama nendele rollidele ja nendele väärtustele ja kõigele peale, et ka mina ilmselt juba täna väärtustan oluliselt rohkem seda nii-öelda enda aega ja nii-öelda väljaspool tööd, kui
jälle hea võrdlus oma vanaema, kes ei pahanda. Et noh, meie generatsioonide vahe on ikkagi... seda saate. Ma saadan talle selle lingi, ta on väga digipädev, võib-olla sealt tuleb see kihk. Et selles mõttes me peame kaasas käima sellega, et praegu uue presidendina ka üks meie suurtest visioonidest on see, et me suudame üha enam noori enda liitu kaasata. Ja see ei tähenda, et meil oleks selle vastu midagi, et neid täna nagu ei ole, aga lihtsalt mina näen, et ühise katuse all, ühise meeskonnana me saame nii palju rohkem ära teha ja me saame neilt ka seda sisendit, mida nende generatsioon ootab ja vajab. Et ennast pean jube nooreks, aga ei ole ju tegelikult mina ka enam see kõige noorem generatsioon, kes seal tööpõllul täna töötab. Et ja ei tea ka kõiki nende vajadusi. Ma ikka vahel küsin oma noorema õe käest, kes on 6 aastat noorem, mingeid asju, et kuule, kuidas sulle tundub? Et kas see protsess sellisena nagu on okei? Ja siis kui ma kuulan ta vastust ja mõtlen, nojah, aga näed, seda vaadet peab nagu küsima, aga selle jaoks ongi meil vaja ka neid noori liitu ja neid omavahel nagu koos töötama seal panna ja koos mõtlema panna, et kuidas minna edasi. Ma küsin sinu käes, on sul meeles, kuidas su ametikoht oli TEHIK-us? Analüütik standardija. Nii, ja ma ei tea, kas see aimad või mitte, miks ma nagu seda küsisin praegu, aga siiski mulle see väga meeldis, sest mina võib-olla järgmise teemana võtaks laula standarditu tõenduskeel. Aimasin. Standarditu tõenduskeel. Kuidas sina kui Eesti Õdede Liidu president näed sellel rolli Eesti? Me räägime siis kuumast ja kirgi kütvast 3 N-ist, N-idest. Täpselt. Just nii, see saan juba kinnitada, on mu töölaual juba kohe esimeste päevadega ka jõudnud. Ma näen, et see saab olla sellise ühtse süsteemi alus, et kui me hakkame ühtemoodi kõike, võib-olla kasutan natuke vale sõna, aga kodeerima, siis selles mõttes see hakkabki meil ühtsemat süsteemi looma, et kindlasti on hästi palju hirme inimestel ja nii tööpõllul töötavatel õdedel kui ka võib-olla lihtsalt selles mõttes kolleegidel teistest valdkondadest, eks ju, et jah, ta on suur mahukas, kes on raamatuid näinud, need on väga paksud, neid diagnoose on meeletult, eks ju. Ma siiski tahan öelda, et me peame käima ajaga kaasas ja mina näen ikkagi, et see on oluline väärtuskoht, et kui mina lõpetasin, siis Nanda, ma tõesti ei oska peast öelda, mis aasta Nanda sellel hetkel oli. Me küll õppisime, eks ju, tema järgi, aga neid konkreetseid eksemplare oli nii vähe kätte saada, et ma räägin, nagu ma oleks elanud selles ajas umbes 50 aastat tagasi, aga tegelikult mitte on ju, et täna see on juba nii palju arenenud, see on nii lähedale meile juba toodud, et see asi ei saa nagu enam laualt maha kukkuda, et me peame lihtsalt edasi minema ja järgmisel nädalal on meil sellel teemal kaks koosolekut jälle tulemas, et kuidas ikkagi minna ja mida ja kus piloteerida, kellega ja mis selleks ikkagi vaja või puudu täna veel on. Ja ma ise näen, et hästi palju on ikkagi puudu seda teadmist, et sisse vaatamist ja see tundub, ma arvan, hirmsam, kui ta tegelikult on. Sul muide need raamatud on olemas endal? Mul isiklikult kodus ei ole, mul on liidu kontoris olemas. Selle asja me ajame korda. Ja, ma usun küll. Et need oleksid mõju kõik. Arvestades, et ma tõesti jälginud lõpuni, aga mul oli teadmine, et sa läbisid ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli pakutud võimalus 3 N-i e-koolitus. Kuidas sul tundus? Väga andsin ka tagasisidet, et tegelikult oli väga hea ülevaatlik koolitus, et just nimelt tegelikult mina, kes ma täna olen tulnud sellisest baasõppest, kus me veel nii palju ju selle 3 N-iga ei tegelenud, eks ju, või ütleme Nanda baasit, et jah, võib-olla tagantjärele sa nagu saad aru, et mingid asjad, mis sa juba kirjutasid ja tegid, olid küll Nanda, aga ütleme niisugust teadlikku mõtestatud protsessi ju polnud veel nii head. Et eemal olnud nii-öelda sellest Nandast, Nikist, Nokist tööl, sest täna antud minu töökohal me seda ei kasutanud, et väga
väga selgeks ja ütleme nagu selles mõttes loogiliseks tegi mulle selle protsessi, et kuidas teha ja väga palju näiteid, et kes ei ole selleks ju osalenud, et väga suur boonus ongi see, et seal on tohutult palju näiteid ja minu jaoks väga positiivne, nüüd valetasin eelmises küsimuses, mul on olemas viimane Nanda, aga e-raamatuna, et see oli tegelikult väga positiivne asi, sellepärast et jällegi, me läheme generatsioonide juurde, osadel inimestel meeldib väga digi, neile ei meeldi füüsilised raamatud, nad isegi ei taha neid koju. Digiraamat on põhimõtteliselt mul isegi praegu taskus, eks olemas, et jah. Ja mul selle üle on väga hea meel, et antud e-kursus ka sai kvaliteedimärgi, e-kursuse kvaliteedimärgi, nii et ja oli ainus rakenduskõrgkool üleüldse seal, kellele neid kvaliteedimärke siis sel korral jagus, teised olid ülikoolid, nii et selle üle on väga hea meel. Ta on väga mahukas ja palju õnne, lugesin ka. Just. Nii, aga märkamatult aeg lendas, et meil on siin veel võtta kokku. Jah, meil on suurim hea meel, Laura, et sa tulid ja meile avasid Õdede Liidu selliseid uusi tegemisi, rääkisime sellest, mis mõtted, millised ideed, teerajad ees on ootamas ja kindlasti meie poolt palju jõudu mööda seda teed sammumas. No esmalt 5 aastat ja küll me siis edasi vaatame. Jah, ka minu poolt, sest tegelikult teemasid on palju ja kindlasti meie eesmärk ei olnud täna kõik võtta ette. See oligi nagu selline eelroog selleks, et saada maitse ja siis minna edasi. Ja kindlasti soovin sulle edu ja Eesti Õendus on tegelikult väga vahva meeskond. Ja me oleme väiksed, aga me oleme tugevad ja me kindlasti toetame oma presidenti. Kui ta vajab seda, ta peab teadma seda, et meie peale võib toetuda ja kindlasti meie kuulajatest on need, kes võib-olla alles on otsimas oma teekonda, et saada õeks ja need kolleegid, kes on juba töötamas ja mõtlevad, kas liituda Kutseliiduga või mitte. Kas üliõpilased, kes võivad ka mõelda, et kas seltsinguga liituda või mitte, et põhimõtteliselt mina siin koha peal küsin, Laura, kas inimesed võivad pöörduda Eesti Õdede Liidu oma küsimustega, muredega, probleemidega? Absoluutselt, tegelikult on see kõik ju oodatud ja enne kõik on uusi liikmeid selles mõttes alati juurde oodatud, et tahtsingi lihtsalt, ootasin, kas tuleb selline võimalus, et tegelikult Margit ehk asepresident siin uuris ka, et on olemas täiesti uuringud, et nendes ametiühingutesse kuulumisega tegelikult nende inimeste, kes sinna kuuluvad, nende nagu töölt lahkumine või sektorist lahkumine on tegelikult väiksema protsendiga. Et me üritame ka omalt poolt teha seda, et see info nagu jõuaks võimalikult paljudeni ja liidu liikmena sul on võimalus saada seda infot kiiremini, paremini, saada teada täpselt, millega me tegeleme, et meil on ju tänaseks väga hea oma siseveeb, koduleht, Facebooki voog ja kavatseme teha ka uuemaid sükseid sotsiaalmeedia, võib-olla väljakutseid võtta enda lauale, millega toimetada, et teiste inimesteni jõuda või liikmeteni ja mitteliikmeteni jõuda, et kindlasti mina ütlen, et õendus on väga äge ja ma ei oleks selle koha peal, kui ma ei usuks, et Eesti õed on tegelikult väga, väga võimekad ja tublid ja targad. Ja ma võib-olla ütlen veel seda, et nagu Aleksei ütles, et kõiki teemas ei kaetud, et kindlasti meil on väga palju visiooni, mõtteid ja plaane ja eesmärke veel, mida seada, et siis vaatame äkki mingi siuke 200 ametipäev kohtume jälle, mul kuidagi nende 10 ja 100 vist tundub, et see läheb, et siis saab juba sisulisemalt võib-olla anda ülevaadet, et mis meie lauale enda poolt juurde pandud selleks hetkeks siis reaalselt ka on, et visioon versus see, kuhu me saame minna. Väga hea. Kindlasti ja siis kindlasti meil hea meel
ka kutsuda tulevikus ka asepresidenti ja saada tuttavaks ka Margitiga, Lenk Edusooga, et kes ka saab tutvustada end meie kuulajatele. Just. Aitäh! 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 Selline oli tänane saade. Saadet juhtisid Kristi Puusepp, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendusõpetuse juhataja ja Aleksei Koidajenko, Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige ja õendusjuht ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lektor. Õendus nähtavaks podcasti leiate kõikidest podcasti kohtadest ja ttk.ee kodulehelt. Kohtume teiega järgmises saates.